nimi on Inga Kree ja mina olen harrastaja jooksja Viljandimaalt. Armastan väga jooksmist, jooksen mööda maastikku ja krossijooksudel käin. Olen ka maakonnameister krossijooksus 2017 ja 2020 aastal, aga muidu selline igapäeva harrastaja, et armastan väga vabas looduses ringi lipata. See on nii mõnus ala, see on just see ala, kus saab ennast välja lülitada, et kuna ma nagu päris elus töötan sellisel alal, kus on vaja mõelda hästi palju, siis ma eelistan oma õhtuid või vaba aega sisustada just nimelt ajaga, kus ma saan ennast reaalselt lähen, jooksen ja mitte millelegi ei mõtle ja lihtsalt kulgen ja naudin loodust. See on nii hea. Ma tegelikult prille ei kandnud jooksmise ajal, et nad lähevad ju uduseks ja väga ebameeldiv on prillidega üldse joosta. Et ta on ikkagi häiriv sul silmas seal. Läätsedega ma ei proovinud joostes, mulle üldse läätsed ei meeldi, läätsi silma panna oli ebamugav ja siis neid kätte saada sealt oli ebamugav ja siis ma lihtsalt jooksin ilma ja ma kaugusele ei näinud, inimesi ära ei tundnud, väga uhke kõigile inimeste kaugel tere ei öelnud, ei lehvitanud, sest ma ei tundnud neid ära lihtsalt. Ma otsisin hästi palju tagasisidet, et mis siis nagu see inimese enda arvamus on, miks ta just seda operatsiooni nagu siis tahab teha või mis see parim operatsioon on ja siis ma tegelikult jõudsin välja Refocus kliinikuni. Kõige parem operatsioon mulle tundus tagasiside põhjal oli Smile operatsioon ja siis ma tundsin, et vaat see on asi, mida ma julgeks teha, sest et silmi ma küll kellegi kätte ei usalda, kes nendega hakkama ei saaks. Ma tulin uuringutele Tartu kliinikusse. Tartu teenindus, uskumatu, ma pole sellist klienditeenindust veel näinud, see oli nii, ma tundsin ennast nagu kuningakass. Igakene, tule siia poole, kõik tehti mulle ette taha ära, see oli nii mõnus. Ja ainus asi, mis ebamugav oli, mul pole kunagi paberit silma pandud, tehti seda silmakuivustesti, pandi see paberitükike silma ja see oli natuke ebamugav, aga selle kannatab igaüks ära. Minu operatsioonipäev algas sõiduga Tallinnasse Viljandist, läksime koha peale, ülimeeldiv teenindus nagu Tartu kliinikuski. Natukene oli närv sees, aga sellest polnud mitte midagi, sest doktor oli nii meeldiv ja see operatsioon käis ju nii kähku. Laseroperatsiooni tulemuse ma tundsin ju tegelikult kohe samal õhtul. Me olime hotellitoas. Muideks Hilton hotellis on taastumine Tallinnas, et see oli nii super. Ma vaatasin lihtsalt ühel hetkel teleka suunas ja ma nägin subtiitreid. Ma ei ole aastaid neid näinud. Ja siis ma ütlesin peigmehele, et tead, ma näen subtiitreid. Nii hea tunne, see oli tõsiselt mõnus. Ja kohe järgmine päev juba ma vaatasin hommikusöögilaual, vaatasin tänaval teispool inimesi. Ma nagu tajusin ära, et nad ei ole kogud, vaid nad on reaalselt inimesed. Et see oli juba kohe tegelikult tajuda. Minu igapäevaelu on täna, ma olen nii energiat täis. Peale seda operatsiooni ma lugesin ära üle 400 leheküljese Dan Browni päritolu raamatu, sest et mul lihtsalt tuli kuskilt see energia. Ma olin seda augustikuus saadik edasi lükanud lugemist. Nüüd järsku lugesin ära, siis mul on kõik asjad, mis ma olen siin edasi lükanud töö juures, on mul kõik tehtud. Lisaks ma võiksin minna praegu, ma ei tea, mis iganes asju teha, ma lihtsalt tunnen mul selline energia. Ma võtsin 2 digiloengut Tartu Ülikoolist, lihtsalt juba kohe saavad tehtud. Ma nagu otsin endale tegevust ja ma tunnen, et ma võiksin minna teha kõik asjad ära, mis vähegi teha on. Ma läksin sporti tegema juba peale Smile'i operatsiooni 3 päeva hiljem. Et ma läksin pikale sellisele 10-kilomeetrisele sörgitiirule ja ma arvan, et 10 päeva peale operatsiooni ma juba käisin jõusaalis. Nii et selles suhtes ülikiire taastumine, et soovitan sportlastele kindlasti soovitan just Smile operatsiooni, et see taastumine on nii kiire. Võimas, tunnen võimas, et ma läheks juba vallutama, kui saaks kohe, et järgmine aasta jooksuhooaeg, siit ma tulen.